Tere keskhommikut kõikidele kohalviibijatele. Öeldakse, et akadeemiline veerand on lubatud, aga ma arvan, et kell on 11.02 ja me võime oma kirjanduskonverentsiga alustada. Väikene tutvustus, sissejuhatus teile, et oleme täna siia kogunenud selleks, et tähistada Enn Vetemaa 90. juubeliaastat ja küsite võib-olla, miks augustis. Enn on ju sündinud 20. juunil. Jah, nii see tõesti on. Aga proua Evega rääkides arutasime, et juuni ei ole väga hea aeg. Perekond on siis enamasti Vilsandil ja on mõistlik, et Enn Vetemaa, kes oli Uku Maasingu ristipoeg, siis oli mõistlik plaanida see siia sellesse nädalavahetusse, kuna me oleme ka Uku Maasingu erinevaid juubelikonverentse pidanud just nimelt augustis. Mine julgesti. Nii et nii me täna siin siis oleme ja kuulutan selle tänase konverentsi avatuks. Päev tuleb tõepoolest väga pikk, aga meil on piisavalt vaheaegasid, kohv on alati vaheaegadel võtta, lõunasöök, paraku pean tunnistama, et peate oma taskust 5 euroga selle kinni maksma, aga see on õues, pakutakse teile suppi, nii et ja veel lõpuks, kui konverents on juba päris läbi, siis kellel veel ka võib olla tõsine tahtmine, siin härra Jaak Kurmetiga ütlesime, et ta ei ole Maasingu koduõues käinud ja Vetemaa maakodus oled sa käinud? Ei ole ka, nii et Eve ja Markus, need on ühe tee ääres. Nii et Markus ja Eve võtavad su sappa ja saavad siin ka enda koju viia ja teised ka, kes soovivad sinna kaasa minna. Nii et minu poolt nii palju märkuseks, et kui tuul hakkab aknaid väga loksutama ja kui tuul väga tõmbama hakkab, tunnete, et tuul tõmbab, siis võib rahumeeli need aknad kinni lükata. Ja kui väga palav hakkab, siis jälle uuesti lahti teha. Ma soovin, et te tunneksite siin selles majas ennast hästi ja et see kokkusaamine siin oleks teie jaoks ka huvitav. Meie tänased moderaatorid, kes seda konverentsi juhtima hakkavad, on proua Liis Eppelehin ja Margus Mikkomägi. Ise nad ennast võivad tutvustada. Meie hulgas on proua Luule Epner, kes teeb põhiettekande plokis, selles keskmises plokis ettekande Jaak Kurmet, kes samuti selles keskmises plokis esineb. Kohale jõudmata on veel Jürgen Rooste, aga küll ta jõuab ja ma mõtlen, kes mul üks esineja. Kes palun? Rein Veidemann. Ja Rein Veidemani ka ei ole, aga küllap ta selleks õigeks ajaks tuleb. Ja viimases osas, kolmandas osas on Linda-Maria Saar Balti Meedia Instituudist ja küllap ta tuleb ka siis, kui tema ettekande aeg on, nii et meil on siin mitmed vaheajad. Aga et konverents sisse juhatada on Rapla vallavolikogu esimees Hannes Vald. Ma ei tea, kas ta soovib esineda koos kultuurikomisjoni esimehe Maiega, aga igal juhul Hannes Vald on meile valla poolt tervitusi tooma tulnud. Nii et palun, Hannes. Kui
protsess pihta hakkas, seisin samamoodi siin ja ütlesin sõna ja nüüd ma pean mõtlema, et ma ei kordaks ennast, ehkki kordamine pidavat olema ju tarkuse ema. Aga et me teame, et iga piirkonna möödanik on kaetud kas tegevuste või inimestega, siin meie Lipa-kandis on valdavalt ta kaetud suurmeestega ja selle suve suurmeheks on siis praegu Enn Vetemaa. Et ma tänan kõigepealt ja tunnustan Annet, et ta võttis selle suure ja pika raja ette ja samamoodi tahan jagada ka tänusõnad omastele, jagamaks siis meenutusi Enn Vetemaast ja loomulikult ka teistele rääkijatele, võimestamaks siis Vetemaa vaimsust siin ja praegu. Aga see vaimsus peale seda ei ole kuskile kadumas. Ja peale selle, et siin Anne õiendas juba eelmise korra kohta, et kas keegi siin ajas segamini minu näol, siis koolitee ja koolipapa tee, nii et minu lubadus on, et ma olen täna usin õpilane ja kuulaja. Nii et head konverentsilised, edu teile ja head kuulamist. Natukene selle saali sisustuse kohta tahan ka veel öelda, aitäh Annesele, aga nüüd, kui te näete siinpool ääres maale, siis need on siin selles Vaba Aja Keskuses maaliringis tehtud maalid, täiesti ise hakanud maalijad, minu meelest väga vahvad ja toredad pildid. Ja kui te nüüd siiapoole vaatate, siis need on selle kandi suurmehed ja nende autoriks on Juurust pärit Jaak Kadarik ja kui te näete esimest pilti, siis on seal Maasing noorena, järgmisena on tema õemees Evald Saag, pikaaegne Rapla koguduse õpetaja. Siin on juba siis päeva suurkuju ise ja siin on siis Maasing juba natuke eakamana. Pildid on võimalusel ja soovi korral täiesti müügiks. Nii et kellel on soovi ja tahtmist, võite need pildid ja omandada. Nii et suurepärane. Ja nüüd ma arvan, et Lii ja Margus võivad nüüd asuda asja modereerima ja meie võime oma kirjanduskonverentsiga peale hakata. Minul on kaasas 2 tähtsat asja, 2 kellukest. Üks kelluke on niisugune palvekelluke, 2 minutit enne esinemisaja lõppu, et palun jätta aega küsimuste jaoks ka. Aga teine kelluke on niisugune kurikelluke, et nüüd on aeg läbi ja 2 lauset veel ja siis peab olema lõpp. Ja me kõik ootame väga seda põneva kava täitumist ja soovin, et me kõik saaksime ilusti hakkama ja oleks meil kõigil põnev ja saaksime seda, milleks me siia tulime. Tänan. Ja mõelge siis küsimustele, kui te kuulate esinejaid, et neid küsimusi ka oleks. Tavaliselt tekib siis ikka piinlik vaikus. Et Anne on selle konverentsi ellukutsuja ja ma arvan peaaegu ainus organisaator. Ei ole, terve suur meeskond oli mul koos. Aga üldiselt mulle tundub, et ilma Anneta ei oleks siin midagi juhtunud. Ma meelega ennem kui alustan, näitan 2 raamatut. Üks on siis Jaak Kurmeti autor meil saalis ja teine siis Enn Vetemaa enda mälestused. Aga ennem kui need raamatud ilmusid, ei olnud neid veel, kui mina tegin oma diplomitöö kirjandus- ja kultuurilooline Raikküla ja siin on täiesti olemas ka peatükk Enn Vetemaast. Ja selle diplomitöö ma tegin aastal 2002
2004 ja tegelikult ega siis midagi ju põhjapanevat pole minu materjalides, peaaegu sama, mis siin mõlemas on, võib-olla üksikasjad rohkemad, sest mina olen põhimõtteliselt oma ettekandes keskendunud just sellele, kuidas Enn oli seotud Lipa külaga. Ja seepärast minu selle ettekande pealkirjaks on Enn Vetemaa lapsepõlveradadel Lipa külas. Ja nagu juba ütlesin, et siis kui me avasime Vetemaa aastat, et olen tegelikult võtnud selle projekti juhtimise ülesande tõepoolest täiesti ise ja vabatahtlikult ja väga suure hea meelega. Omal ajal, kui me maasinguid tegime, siis oli Raikküla vallas lausa käskkiri selle kohta välja antud, et projektijuht on Anne Kalv. Nii, nüüd siis ettekande juurde. Üheks ettekande aluseks on siis, ma samas hakkan nüüd ka edasi andma neid pilte, mis mul on ja intervjuu, mis sai Ennuga tehtud 2003. aastal, et see on üks alus sellest ja teine alus on, mida ma olen kasutanud, on Vetemaa romaan Mööbiuse leht ja mõningaid tsitaate ma siit ka siis loen. Kirjanduslugudest ja teatmeteostest me saame loovisikute kohta ju teada väga ülevaatlikult. Milline on aga paikkond, kus loovus alguse saanud, milline on ühe või teise kirjaniku suhe oma vanavanemate, kohalike elanike ja kodupaigaga, sellest enamasti avalikud allikad vaikivad. Nii ongi tekkinud koduloolisest ainesest huvitatutel soov teada saada seda osa inimese elust, mida kirjasõnast ei leia. Tahaksin täpsustuseks öelda, et ettekande aluseks on intervjuu, mida ma juba ka eelnevalt nimetasin. See on siis Vetemaa talust, Keskküla talust Vetemaa vanavanemate kodus tehtud 2003. aastal. Ja juba nimetatud, et tegin seda intervjuud diplomitöö tegemiseks. Teiseks materjaliks juba ka olen nimetatud, et on Mööbiuse leht. Ja juba seda ka nimetasin, et toona neid kahte raamatut veel ei olnud, kui mina oma diplomitööd tegin. Väike ülevaade Enn Vetemaast, tema mälestustest, vanavanematest, Uku Maasingust ja Lipa külast, mis ma selle intervjuu käigus siis teada olen saanud. Enn Vetemaa sündis 20. juunil 1936 Tallinnas arhitektiperekonnas. Kasvukeskkonnaks olid linn ja tehnikaintelligentsi vaimsus kodus. Kuid suved veetis Enn maal, vanavanemate juures Raikküla vallas Lipa külas. Enn Vetemaa ise on öelnud, mul on rohkem maa kui linnamuljeid, sest mis sealt linnast ikka meelde jääb. Üht-teist jääb küll, aga maa on lapse jaoks ergem koht, muljeid on enam. Lipal vanavanemate juures olemist mäletas kirjanik varasest lapsepõlvest, mil ta veetis kõik suved selles külakohas. Esimene reaalne mälestus Lipa maakodust pärines 3. eluaastast, mil Keskküla, nii on selle talukoha nimi. Kommentaariks täna me veel Evega eile rääkisime, et täna ja praegu on Keskküla talu jäänud rohkem küla äärepoolele ja siin küla keskel olev talu, selle nimi on Külaotsa, aga varem oli suurem osa külakeskusest rohkem siiski seal, kus Keskküla talu praegu asub. See tähendab, seal oli vallamaja, seal oli seltsimaja, seal oli pood, nii et seal oli see keskus küll selle, et see oli nagu Keskküla talu nimeks saanud.
esimene mälestus, nagu ma juba nimetasin, oli siis see, kui küünis peeti onu Alberti pulmi. Elumaja ja töökojad oli vanaisa enda tehtud generaatori abil elektrifitseerinud, kuid küünis polnud elektrit ja valgus saadi petrooleumilampides. Väikese uudishimuliku poisina oli laps üht lambikest katsudes oma käe põletanud. Siin siis Enn väiksena. Kui väiksena külastas tulevane kirjanik maakodu koos ema-isaga, siis 5-6-aastaselt jäeti teda juba üksinda vanavanemate juurde, sest vanemad pidid linnas tööl käima. Õnneks polnud Lipa Tallinnast väga kaugel ja Tallinn-Virtsu rongiga oli vajadusel võimalik Raikküla raudteejaama sõita. Seepärast sai ema teda aeg-ajalt nädalavahetustel vaatama tulla. Isa saabus maale harvem. Nii oligi poiss suurema osa lapsepõlvest vanavanemate hoole all, mis on pakkunud unustamatuid mälestusi kogu eluks. Teoses meenutab mälu kaotanud mees lapsepõlve maakodu, tsitaat. Jah, nad olid maal üsna suure maja saalis ning vanaisa hoidis oma kohmakate jämedate töömehe sõrmede vahel viiulit ning poognat. Üks nende suure kahekorruselise maakodu natuke sobimatu, muidugi praeguse hinnangu alusel Alevi tüüpi maja tubades, tuba oli 7 või 8, kujutaski endast fototuba. Nüüd öeldakse selle kohta ateljee, see pärineb siis Katken Mööbiuse lehest. Kui nad juba mängisid, hiilis poiss saalist välja, läks läbi vanaisa toa, söögitoa ja esiku ning ronis trepi mööda teisele korrusele. Seal oli 3 tuba. 4. pööning. Poiss ei süüdanud ka tubades elektrivalgust, vaid läks küünalpeos otse pööningu ukse poole ja poiss mäletab selgesti, et ta kartis. Kes on Vetemaa suvekodus käinud, võib lugevisel tegevuspaiku kindlasti ära tunda. Vaarisa Mihklit Enn Vetemaa on ainult piltidel näinud ega osanud tema kohta midagi olulist rääkida. Teadis vaid seda, et Vaarisa oli Raplamaalt pärit ja Lipa külla tulnud Ohekatkult. Tema poeg Jüri Vedemann, hiljem siis muidugi Vetemaa, kirjaniku vanaisa, oli sündinud nii, ta väidab, palun vabandust, mõni ütleb, et see ei ole sünnis kasutada nõukaaegseid suurjuhte, aga nii on Enn mulle ju ise rääkinud. Oli sündinud Staliniga 1 aastal. Pojapoeg Ennu sõnul oli vanaisa inimene, kes oli tolleaegsest ühiskonnast tublisti arenenum. Ta oli väga mitmekülgne ja tähelepanu vääriv mees. Juba noorelt huvitus Jüri Vetemaa asjadest, millega tavaline maainimene ei tegelenud. Oleks ta olnud venelane, võinuks teda pidada Popoviks, kuna pööning oli tal igasuguseid raadiolampe täis, on rääkinud Enn Vetemaa. Sajandi vahetusel hakkas vanaisa Jüri tegelema fotograafiaga, olles sellel ajal 30-le lähenev mees. Töö köitis teda sedavõrd ja suuremastaabiliselt, et kodus oli sisse seatud nõndanimetatud pildituba, kus seina peal olid joonistatud kased. Kaskede taustale oli seatud väike ümmargune laud, millel asetses piibel. Nüüd mõningaid pilte, see on siis see pilditoa tegelik koht, mis nende kodus oli. Ja siin on tema vaarema, Vaarisast pilti ei olnud, aga vaaremast küll.
vaatan. Ja siin on siis mitmeid pilte, mis on vanaisa pilditoas tehtud ja teatavasti need pildid tehti ju klaasalustele ja neid pilte on Vetemaa kodus praegugi. Ja selle pilditoa kohta kirjutab Mööbiuse lehes või Enn ise kirjutab Mööbiuse lehes siis niiviisi, et on veel meeles ka nõndanimetatud pildituba ja seal astus ka 2 maalitud pildidekoratsiooni, üks nendest kenade sihvakate kaskedega maastik. Selliseid pilte võib Vetemaa maakodus veel tänapäevalgi leida. Peale kaasaegses mõistes ateljee töötamise käis Jüri Vetemaa ka külas pildistamas pulmades, matustel, mitmesugustel muudel puhkudel, sest ümbruskonnas toona nii asjalikku pilditegijat ei olnud. Ühes toas oli sisse seatud, oli aknale ette pandud luugid ja see oli alumisel korrusel see tuba ja seda ruumi sai pimedaks teha. Seal vanaisa ilmutas pilte, pisikesena, umbes 3–5-aastasena oli vanaisa salapäraseid toimetusi väga huvitav jälgida. Iga tunni tagant lubas vanaisa nõndanimetatud pimikusse kas siseneda või sealt välja minna, kui huvi ammendatud. Sealt ma siis väikese poisina seal viibisin, kui ta neid pilte ilmutas. See oli väga põnev, kui valgele lehele kujutised tekkisid. Aga kui järsku tuli surnu kirst, siis ehmatas ära küll, jutustas sõnameister toona muhelevalt. Teoseski on sama mälestus jäädvustatud leheküljel 69 võib lugeda. Kui sa poiss tahad sisse tulla, siis käi enne ja tee oma hädad õues ära, niipea ma sind siit välja ei lase. Nii, vaatame, mis siit edasi veel siit siis. Peale fotograafia huvitas Jüri Vetemaad kirjandus, mis samuti polnud aja kohta väga tavaline. Kodus oli palju nii inglise, saksa kui ka prantsusekeelseid fotograafiaalaseid raamatuid, mis eeldab, et sõnaraamatute abiga nendes keeles loetud mõistis. Et tol ajal vene ja saksa keelt osati oli üsna tavaline. Enn Vetemaa mäletas, et vanaisa rääkis saksa keelt just ladusalt, kuigi eesti aktsendiga. Keelte oskamist nõudis Jüri ka oma naiseltki. Nimelt olevat mees riputanud paberilehe venekeelsete sõnadega lauda uksepiidale, et lehmade hüpsimise vaheaegadel ja piimakurnates oleks naisel aeg neid sõnu sealt siis õppida, aga sellest polnud suuremat midagi välja tulnud. Siin pildil, nagu näete, on siis nüüd terve Vetemaade perekond. Eelmine pilt, mis oli, kus oli vanaema Madli, oli 2 lapsega. Lisaks rikkalikule raamatukogule oli vanaisal selle aja kohta märkimisväärne noodikogu. Maakodu tiibklaveri kohta teab kirjanik öelda, et see oli Raikküla koolist ostetud. Kui te käisite selles ruumis, kus Ennu näitus üleval on, siis pange tähele, seal on raami sees Jüri Vetemaale antud 1936. aastal tänukiri parimale koduraamatukogule ja meie majas täna ja praegu on neid tänukirju 2. Üks on siis Ennu näituse raamatute juures ja teine on Maasingutoas. Ja numbrid on niiviisi, et Maasingutoas ole tänukiri on 179 ja Vetemaa perele antud tänukiri on 180. Nii et 1936. aastal ühte külla antud 2 tänukirja parimate koduraamatukogude eest on ikka väga suur tunnustus küll.
Lipaküla peremehed, nende hulgas Aadu Maasing ja Jüri Vetemaa olid tublid ettevõtjad mitme olulise algatuse juures. Einu talu Lubjast, siin on nüüd pilt, kus on pere. Einu talu Lubjast ja Raikküla aluspõhjast murtud paest on ehitatud Rapla kirik. Jüri Vetemaa raius altarikivi ja üleaedse Einu talu peremehe Aadu Maasinguga veeretati need kohale. Ja kui me nii Rapla kui Järvakandi kiriku muusika ajal juttu oli, siis kirikuõpetaja mitmel korral rõhutas ja pühendas kõne Ennule kui altari ehitaja pojale. Mõni aasta pärast Rapla kiriku ehitamist algatasid need samad mehed Lipa koolimaja ehituse. Rapla kirik on ehitatud 1901, aga Lipa koolimaja, seesama maja, kus te praegu olete, 1909. Loa saamiseks kutsuti kohale Eestimaa kindralkuberner ja keda siis nii palju moositi, joodeti, et ta andis selle maja ehitamiseks lausa 3000 kuldrubla, väidetavalt kuldruba, aga see on veel päris kindlalt vist tõestamata. Selles koolis on õppinud muide ka Enn Vetemaa isa Artur, aga lühikest aega ka kirjanik ise. Artur Vetemaa oli Uku Maasingu kaasaegne. Ja kui nad selle kooli siin lõpetasid, oli vaja soov minna linna, siis pidi oskama seal prantsuse keelt. Aga selles maakoolis ju prantsuse keelt polnud õpetatud. Aga oli üks õpetaja Aino Võmma, kes prantsuse keelt oskas ja nii mindi tema juurde terve suve seda prantsuse keelt õppima ja nii need kaks meest Tallinna kooli sisse said. Üks nendest läks Reaalgümnaasiumisse ja teine Vestolmi gümnaasiumisse. Hea hariduse saanud mehed lahkusid Lipakülast jäädavalt. Nad leidsid eneseteostuse võimalused kodukülast kaugemal. Artur Vetemaa Tallinnas, Uku Maasing Tartus. Enn Vetemaa alustas koolitööd 1943 22. keskkoolis. Pere elas Väike-Ameerika tänaval. Märtsi pommitamise aegu 1944 sai elurajoon nii palju viga, et seal enam elada polnud võimalik. Esimese klassi lõpetamiseks tuli leida teine kool ja oli ilmselge, et esimene kooliaasta ja selle viimane veerand möödus vanavanemate kodukülas Raikküla 6-aastases algkoolis. Seejärel jätkusid õpingud juba Tallinnas. Tulevase kirjaniku suved vanavanemate juures olid täis mitmesuguseid tegemisi. Vanaisa, kes oli range mees, ei lasknud lapselapsel niisama jõude aega veeta. Talus leidus hulgaliselt selliseid töid, millega laps või teismeline nooruk hakkama sai. Eaka mehena leidis kirjanik, et need olid tema jaoks tõsised tegemised. Maja ümber oli umbes 300 meetri pikkune kuuseekk. Mida 9-10-aastane Enn pügama pidi. Kui ma tahtsin selle töö hulga ära teha, siis võttis ikka paar tundi aega. Kui ma aga mõne päeva vahele jätsin, siis tuli lihtsalt teisel päeval rohkem teha. Siis kulus aega juba 3-4 tundi, on meenutanud sõnameister. 11-12-aastaselt lõin taluhoonetele singli katust. Rammu see eriti ei nõudnud, oli selline toksimise töö.
Seda sai redeli peal istudes teha. Poisikesena tundus see veidi igavavõitu nokitsemisena, aga sai ära tehtud. Nimetas kirjanik teist tööd. Heinal käimine kuulus kõikide maal veedetud suvede juurde. Enn Vetemaa mäletas, et esimene tema kasvule vastav reha tehti Pirita talus ja ta ise imestas, et vanaisal olid kodus kõik tööriistad ja tööruumid olemas, kus ta oleks seda saanud teha, aga mingil põhjusel telliti temale just see rehasead. Et teised heinalised jäid heinamaale lastele, aga seda lubatud teha ja lapsed pidid siis heinamaalt koju asuma, siis oli tal väga mõnus aeg pärast päevatööd jalgsi koju tulla ja selle aja tegemistesse kuulub tema eriline huvi kujunemine looduse vastu ja nooruses just nimelt kiilide lendamisest siis sai tema eriline huvi ka kiilide vastu ja teatavasti oli tal nooruses väga põhjalik kiilikogu. Ja siis ta rääkis, et aga noor mees hakkas häbenema seda huvi kiilide vastu ja ongi nii, et vahel noored mehed häbenevad üht-teist, siis kui juba kohtuti Evega ja Eve maal hakkas käima, siis hakkas Eve armastas looduses maalida ja niiviisi oli temal ka siis oluliselt julgem oma kiilikoguga tegeleda. Intervjuus töö autorile ütles Enn Vetemaa, et lisaks linnakodule ja vanavanematele on Raikküla ja sealsed inimesed suure tähtsusega tema maailmavaate kujunemisel ja ühena nendest olulistest inimestest nimetab ta loomulikult Uku Masingut ja teatavasti on Uku Masing ristinud Enn Vetemaa, kes tõenäoliselt on ka ainuke laps, keda Uku on ristinud ja nende kodud olid ju lähestikku. Varuaeg on ka läbi 2 minuti pärast algab eveaeg. No nii. Ja niiviisi hakkas ennust pikkamisi kujunema just nimelt see, kes ennust sai. Kirjanik, väga mitmekülgne, väga erudeeritud ja teda nimetatud 20. sajandi üheks tunnustatumaks kirjanikuks. Ja teame seda, et Enn Vetemaa on sündinud kaksikute tähtkujus, siis on just üks põhjus tõenäoliselt see, et kaksikul on alati mitu rauda tules olnud ja nii see Ennul ka oli, et muusika, kirjandus, luule, filmi temaatika, nii et erakordselt rikkalik ja suurepärase loominguga loo isiksus. Aga aitäh tähelepanu eest. Nii põhjaliku ja väga põneva ettekande eest ja täname selle eest, et nii paindlikult lõpetasid. Täname. Ja küsimusi esitate vaheajal. Ja.